silmad kinni. Saa teadlikuks oma hingamisest. Hingata mõned korrad sügavamalt sisse välja, lõdvestada füüsiline keha ja häälestuda. Teadvusta oma hingamist nii, nagu ta sul praegu on. Ole teadlik sisse hingamisest, välja hingamisest. Märkad, et mõtted kerkivad ja on intensiivsemad ja haaravad su teadlikkuse, siis anna olulisus hingamisele, teadlik olemisele hingamisest, mitte mõtetest. Muuda see fookus ise ümber.
loo kõris kerge pingsus. Reguleeri oma hingamistsüklit, sisse-välja hingamise pikkust, sügavust. Selg on sirge, pea on otse. Selg ära vajub, panna taguotsa alla padi. Pingsus on nii sisse kui välja hingamisel. Aga hinga nii sisse kui välja läbi nina. Ainult läbi nina. Kui sa harjutad seda jai hõripingsust tegema, siis sa võid proovida sosistada A-tähte, siis lahtise suuga. Aga muidu käib hingamine läbi nina. Saab ära. Palun padi natukene keerata rohkem rulli, sul vajub keha täitsa kumelasse. Padi natukene. Istu siia serva peale. Nüüd sa nagu luba vajuda kehale poolt natuke ettepoole. Ja nüüd sa tunned, kui sa siit tahad lasta järgi, lase lihtsalt lõdvaks, siis ta ei lähe nii väga. Et proovi hoida sirgena. Järgi seda ka. Sest muidu sulle ei jää kopsudele seda hingamise ruumi ja diafragmale ka ei saa võtta. Kui sa oled niimoodi, siis diafragmale pole seda liikumise ruumi siin. Lõdvesta oma kõht, lõdvesta oma diafragma ja loo hingamine ka rohkem kõhuga. Sa tunned, et kui sul on see kõripingsus selline tugevam, siis sa pead kasutama diafragmat, et tõmmata see õhk siit peenemaks tehtud hingamise pilust läbi. Sa pead kasutama lihasjõudu rohkem kui tavaliselt. Et siis lõdvesta oma kõht, et diafragma saaks siit üles-alla liikuda vabamalt. Pärast jõuame täishingamise juurde ja siis on meil vaja kõike seda juba kasutada. Kõripingsus nii sisse kui välja hingamisel. Ära lase õhku nii vabalt. Sa hoia seda pingsust siin. Nii et sa reguleerid. Muidu sul praegu võib-olla sisse on ujjai kõripingsus, aga välja tuleb suht vabalt. Kas või kasuta seda sosistamist, et sa tunned, kuidas sa selle pinge siia lood, et see siin on. Juba kui sa avastad, et su hingamise tsükkel on palju pikem, et näiteks kas või sissehingamine või väljahingamine on palju pikem kui tavaliselt, siis sa juba kasutad õigesti seda kõripingsust.
hingad välja, siis luba füüsilisel kehal ka lõdvestuda. Just kui nagu, kui on mingi turja või kaela või mingi pinged, siis las välja hingates nüüd nagu voolavad maha su keha pealt ja keha seest. Ära kujuta ette, aga lihtsalt samamoodi niimoodi lase lahti. Ja tee viimane sügav hingamine. Ja nüüd liidame siia Ujjayi hingamise juurde täishingamise. Joogalik täishingamine, kolmeosaline hingamine. Osad teist juba seda teavad. Et see on siis see, millele ma viitasin ka praegu, et diafragma hakkab tugevamalt töötama, sellepärast et sa teed selle hingamise ava siin ise peenemaks ja sa pead kasutama neid samu hingamisega seotud lihaseid, mida sa kasutad tavalisel hingamisel, aga nüüd intensiivsemalt. Ja kolmeosaline hingamine seetõttu, et kõhuosa, siis see roiete osa ja siia üles kopsutippudeni hingame nagu 3 piirkonda. Et siis kõigepealt hakkab sisse hingamine niimoodi, et diafragma liigub alla ja tõmbab kopsud nagu lõõtsad lahti ja tõmbab välise õhu sisse. Et siis kõigepealt lõdvestad oma kõhu siia ette ja lubad diafragmal allapoole liikuda, muidu ta on siin niiviisi kumedalt. Ja siis ta lihtsalt liigub nii ja surub kõhuõõne organit siia alla ja sellepärast on vajalik kõhulihased lõdvestada, et siis sa lõdvestad siia. Et saab see liikumine vabamalt toimuda. Kõigepealt hingad nagu justkui kõhtu siis. Ja? Kõht paisub, siis hingad edasi sisse ja siia roiete piirkonda, et kui sa hoiad oma käed näiteks siin roiete peal, siis sa saad hingata niimoodi, et roided avarduvad külgedele. Pigem nad ei tule ette, vaid nad avarduvad, sest et muidu on natuke diagonaalis ja siis nad liiguvad nagu lahti. Et roiete vahelihased natuke sirutuvad. Et sa võid proovida hingata just algul kõhuga mõned korrad, kasuta Ujjayi hingamist, et sa ei ventileeriks üle ja siis proovi hingata siia keskele. Ja täitsa välja, nii et siit läheb nagu palju väiksemaks.
ja siis hingad sisse ja hingad siia üles välja. Ja ülejäänud talle jälle tühjaks. Jälle kõhust sisse, just kui kõht paisub kõigepealt sisse, siis roiete osa ja siis hingad üles ja kopsutippudesse. Nüüd oled nagu õhku täis ja nüüd hakkad välja hingama sealt ülevalt, alla ja tõmbad lõpuks oma kõhu täiesti sisse ja natukene üles. Sisse ja pisut ülespoole. Nii et alusta siis sissehingamist sellest, et diafragma surub kõigepealt alla, sest kui lükkad kõhupunni tahtlikult, kasutame kõhulihaseid. Siis hingad siia roiete juurde. Ja siis hingad siia üles kopsutippudel, mis on siin rangluude juures. Ja proovid hoida siit alt ka nagu täis sama lihaste asendit. Ja siis tühjaks kopsutipud, keskmine osa ja diafragma võlvub uuesti üles ja surub kopsudest õhu välja. Tõmbad kõhu sisse. Kogu aeg on kõripingsus. Hoiad sellist pikemat hingamise tsüklit, et sa jõuaksid kõik need etapid läbida. Hiljem muutub see palju lihtsamaks. Et harjutage. Kui on küsimusi, siis küsige. Selleks peab olema selg sirge, pea otse